Tere, Lauri! Tere, Kristo! Täna on meil palju praktilisem episood, et räägime tõeliselt sellest, et mis siis laod ja torud endast kujutavad. Kas sa seda tead, et kumb oli enne, kas ladu või toru? Oleneb, kuidas seda mõtestada. Ma arvan, et akveduktid on ju torud, aga samas ega nad ladustasid ka midagi, aga kui ladu võtta kui laohoonet, siis ma arvan, et toru oli enne. Mhm. Ma ei tea. Umbes, Ta, umbes nii. niimoodi arvatakse, et see oligi, aga tegelikult üllatavalt sarnasel ajal on nagu leitud esimesed tõendid mõlemast, et Mesopotaamia circa selline 6000 aastat tagasi, 6-7 tuhat või mis ta võis olla. ja jah, et torud ühest küljest, savist torud siis, teisest küljest ladustamine ja laod olid sel ajal templid, et templites oli väga detailselt kirja pandud siis, et mis seal parasjagu hoiti. Mm-hmm. Kõlab loogiliselt, jah. Aga ma ja siis räägin ladustamisest jah, isikliku elu näitel. Mul on siin üks ebaõnnestunud toruprojekt ka, et ma üritasin nagu ühest dušist teha kaks, aga siis oli kaks erinevat kohta, kus need keermeid ei sobinud ja peale 4. korda ehituspoes käimist ma leidsin, et võib-olla see ei ole nii äge mõte. Siis jäi ootama mingit tulevikku. Aga siis ma räägin lähemalt, et ilmselgelt on laos diskgolfi käru ja, ja me tulime siia 7 aastat tagasi ja iga aastaga on siia järjest rohkem ruumi juurde tekkinud, mis on üks hea ladustamise, ma arvan, tundemärke, et ma ise õpin ka. Et nüüd on ruumi jalgrattad kuidagi hoida siin ilusti. okei, et See on see on kahes nagu, kihis. Nii. see on see mudeldamise kasu olnud siis, et sa mudeldad paremini oma ladu põhimõtteliselt. Jah, ja ma saan aru, kuidas asjad paremini nagu kokku sobivad, et see terrassimööbel on selline väga sujuvate kaartega. Et ma olen õppinud seda siis ladustama niimoodi, et väga palju tühja ruumi ei jää sinna vahele. Et see on kahel korrusel. Et ma toestasin eraldi ära selle mingi vaheplaadi, et ma hiljem näitan ülevale poole ka, ülespoole. Et siin on see tavapärane värk, et aiavoolik ja muruniitja on siin see aasta veel ei ole vaja läinud. See on kõik aiamööbel koos pehmete istmetega ja sinna alla ja vahele on siis ära mahutatud batuudijalad ja mingid jõuluehted ja veel jalgrattaid ja tõukerattaid. Ja tagapool on hulk kaste, kus on sellised asjad, mida läheb umbes kord aastas vaja. See on siis 20 aasta pealt kogutud igasugu juhtmed, mingisugused. Mul on seal mingisugused suvalisi juhtmeid, et kui mul on vaja mingit nii-öelda elektroonikaseadmeid ühendada, siis ma tean, et mul on üks kast kuuris, kus on mingi 70 erinevat asja. Mis on üllatavalt tore olnud ja väga head rolli mänginud, on sellised kilekotid, mis on eriti tugevast kilest. Need on ka paarkümmend aastat vanad, mul on siin uuena on veel 10 tükki. Nendesse pakiti kunagi mingeid riidejääke ja siis tõmmati vaakumisse. Et mul on nii-öelda, kui ma aiajäätmeid viin jäätmejaama, et siis mul on 3 kotti on kasutusel juba mitu aastat järjest, ilma et need kuidagi ära väsiksid. Päris vastupidavad. Ja nad on nagu nii tugevast kilest, et ma saan sättida ta nii-öelda püsti seisma tühjana ka. Et need kuivavad ära ja siis ma kallan tühjaks jälle ja siis lappan kokku. Et ma olen sellega väga rahul. Ja nagu ikka on siin mingisugust väiksemat pudi-padi igasugu taimeväetiseid ja nii edasi. Mis on tegelikult huvitavam on see ülemine korrus.
et see võttis aega, et siin on muidugi mul golfivarustus, mida ma olen 2 korda kasutanud, varukiiged, telk ja selle poole ülemine kiht on tegelikult batuut, mida saab siin lähipäevadel tegelikult hakata välja panema. Et ma olen suutnud päris suur batuut, et suutsin seda kokku pakkida. Ja noh, muidugi loomulikult mingisugused puidu, et varulaudu oleks, mille iganes jaoks. Siis meil on jõulukuusk. Ma selle võtan alla. See ongi sellises tugevas kotis. Päikese käes ei ole muidugi mitte midagi näha siit. Aga see on, midagi ei ole näha. Aga me ostsime aastaid tagasi ühe niisuguse 1,20 m tehiskuuse ja see on, toimib meie pere jaoks. Teenib hästi. Ja just. Lisaks on siin bassein, olenevalt suvest on see kas kuu aega väljas või paar päeva väljas. See ei ole täis puhutav, aga teda on nagu vaja kokku panna. Ja selle puhul on tore, ma tükk aega otsisin, et kuidas ma saaksin sooja vett sisse. Ja siis ma ostsin 3 erinevat komplekti ehituspoest ja suutsin nendest kokku keerata sellise asja, mis ma saan siis kraani otsa keerata ja sooja vett lasta sealt basseini. Et need keermed, nii-öelda aiavooliku keermed ja tavakraani keermed ei lähe omavahel kokku. Siis on üks suur roheline võrk, mis on diskgolfi harjutamiseks, mille ma saan 2 puu vahele üles panna. Ja seal on tagapool on veel mingisugust kraami, mida ma praegu isegi ei tea, mis see on täpselt. Sellega seoses ma mõtlesingi küsida, et kuidas sul selle nii-öelda governance'iga lood on, et kui sul seal taga on asjad, millest sa ei teagi, et... Governance'iga on niimoodi, et mul tuleb jälle meelde, kui ma selle, me talvel ei käi siin väga palju. Ops! Et me talvele käisin väga palju. Ja kui ma kevadel hakkan siis seda batuuti aiamööblit välja võtma, siis selgub, et kõik, mis siin sees on. Ja siis suveks lähevad asemele siis need lumesahk ja kühvlid ja sellised asjad. Et siis talve jooksul on võib-olla mingi paar korda vaja midagi otsimas käia siit. Selline see ladustamine on. Muidugi mul siin kõrval ka redel, aga see ei jäänud praegu pildi peale. Ma saan täitsa vaadata, mis seal ülemisel korrusel on. Kõlab väga hästi, ma arvan, see on hea ülevaade ja kindlasti väga kasulik kõigile kuulajatele ja vaatajatele teadmiseks, et kuidas üks tõeline laomees võiks asju kodus hoiustada. Just. Ja kui ma panen need asjad siia lattu, siis ma panen siia lattu ikkagi puhtad asjad. Kvaliteet tagatakse sellel hetkel, kui need jõuavad lattu. Mitte hiljem ma ei hakka kontrollima, et kas kõik on korras või mitte. Väga hea. Jah, ma räägin natukene torudest võib-olla siis. No ütleme nii, et kõigepealt torude puhul tasub mõelda seda, et torud kuskilt tulevad, et sul on mingisugused alliksüsteemid, aga alliksüsteemidest täpselt nagu sa räägid, alati ei pruugi see kõik puhas olla, et siis esimene samm oleks võib-olla panna vahele mingisugune filter allikast, kui tuleb, et kas ma saan huvitav selle udu ära võtta või? Ei saa, las ta olla siis. Mul on samasugune. Samasugune selline kraega, et neid on tegelikult 2 suguseid, on kraega ja ilma kraeta.
et ma 2 korda ostsin vale ja siis ma lõpuks sain aru. ma olen sama teinud, et noh, ikka juhtub, kõigil võib juhtuda, et aga jah, see on oluline asi. Jaoks juhuks näitan ära ka mõned tööriistad, et see on siis selline üks nendest filtrivõtmetest. Tegelikult neid filtreid ja filtrikorpusi on erinevaid, et mul on ka selline teistsugune natukene. Mul on selline jah. Okei. Ja neid on nagu veel väiksemaid vist ka, aga ütleme, need on nagu põhilised, mida saab kasutada siis just nende samade filtrite panemiseks, et see nagu tagab selle, et mis iganes sul majja jõuab, on piisavalt puhas. Muidugi nagu ütleme nii, et kui sul kuskilt üks samm tagasi tegelikult on ju, kui me mõtleme, et tihtipeale allikast tegelikult see vesi tuleb tavaliselt umbes selliste torude kaudu võib-olla, et see on selline, ma arvan, et 32 toru, neid saab ka kindlasti suuremaid, et oleneb siis majapidamise suurusest. Üldiselt väga lihtsad, no siia, mida tegelikult ei tohiks teha, aga nagu näha, siin on väga valed praktikad olnud, et on seda teipi pandud vahele plastikjuppidele, et see näitab, et noh, kes iganes selle kunagi on siin teinud, on ju, et praeguseks ta on palju targem ja oskab isegi teistele rääkida, et niimoodi ei tohiks tegelikult plastiku vahele panna, on ju, seda teipi, aga sel hetkel, kui ta seda tegi tõenäoliselt 5 aastat tagasi, noh, siis ta veel nii tark ei olnud, et jällegi inimene õpib. Mis sa paned siis, takku või lihtsalt tihend? Ei, lihtsalt kui on plastikud, siis üldiselt peaks olema lihtsalt need tihendid, et siin tegelikult need tihendid on siin näha, mis nagu suruvad. No siin on ka näha, et tihendid on lihtsalt pandud ajutiselt hoiustamiseks valele poole seda, mis tuleks kinni keerata. Nii, aga jah, kui on see filter ära olnud, on ju, siis me jõuame majja sisse. Üks asi võib-olla, et vahel on huvitav mõõta siis, et kui palju nagu parasjagu midagi tuleb, et siis saab ka sellise asja sisse panna, on ju, et noh, see on eriti oluline siis, kui sa parasjagu mõtled, et kas on vaja nagu süsteem migreerida kuskile uue lahenduse peale, et siis on hea nagu teada, et palju umbes see maht on, et nagu mis see throughput ja latency peaks olema. Nii. Tellitav mutrivõti igatahes peab olemas olema. Mul on tegelikult neid isegi 3 või 4 tükki ja lisaks on neid mingid need kulli, mis iganes asjad veel, et torutangid. Jah, torutangid, et neid läheb igatahes vaja. Neid mutrivõtmeid isegi võiks olla nagu suuremaid, see näiteks läheb siin kuni 25 millimeetrit, aga tavaliselt on see, et lõpuks ikka satud mingi peale, mis tahab nagu suuremat. Nii, aga nüüd me hakkame juba jõudma sinnamaani, et vesi on olemas, eks ole, siis head on kasutada igasuguseid siukseid kraanikesi, et see on selline väga lihtne keermetega kraan. Keermete puhul siis oluline on see, et kas on VK või SK ehk väliskeere või sisekeere. Ja siis on need suurused. Rahvakeelel seal muidugi muid nimetusi ka, aga jah. Jah, noh, me oleme poliitiliselt korrektsed, me ei hakka ütlema, et isane ja emane ja muud sellised. Jep. Et aga kui poes vaadata, on ka üldiselt VK või SK, et selle järgi tuleb vaadata ja siis alati, noh, täpselt nagu sa enne rääkisid ka, see on duši laiemaks ehitamised ja muud, et see on väga lihtne viis, kus käid ehituspoes nagu 3-4 korda enne, kui sa lõpuks selle õige otsiku saad või siis ehitad nagu niimoodi, et sul on nagu mingi 4-5 tükki niimoodi omavahel ühendatud, kuni lõpuks see kuidagi jookseb kõik kokku. Et kui on võimalik võtta nagu jupp poodi kaasa, et siis tavaliselt seal saab natukene katsetada, et kas on õiges suuruses. Kui oled nagu aastaid juba reha otsa sattunud ja pidevalt sellega tegeled, noh siis muidugi sa enam-vähem saad aru, et okei, et see on siuke näpulaiune, see on tõenäoliselt 1/2 VK, on ju. See on natukene kitsam ja kuna see on see kraani ots, et no see peab olema see 3/8, kui on need suuremad, on ju. Kui on siuke väga massiivne, siis on see ühene, et need on
siis millegipärast ajalooliselt jäänud USA selle standardi järgi või noh, selle, mis neil on, need tollid. Tollide järgi, jah. Just. Muidugi veesüsteemid, noh, me räägime siin väga lihtsalt, on ju, see on põhimõtteliselt selline üks lahenduse viis, et tegelikult neid erinevaid ühendusi on ka mingisugune 3 erinevat äkki, et on need mingid uponori, mingid asjad, mis saab nagu kuidagi eriliste tangidega omavahel kinnitada, kus neid keermeid üldse ei ole ja kõike muud, et ja siis on vasktorude ühendamised, mis on ka natukene omapärased, et seal on need kuulikesed, mis siis suruvad põhimõtteliselt selle kinni, et jah. Mingisugune mastiks, see on siis silikooni mastiks. No vot, siis me hakkame jõudma sinnamaale, et tegelikult kuhu see vesi lõpuks läheb, on ju, et kõik, mis tuleb sisse, peab ka välja minema. Et väga oluline on kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puhul, kui on ühendamised, et siis tavaliselt on hea panna mingid silikoonimastiksid sinna vahele, et need osad liibuvad omavahel paremini kokku ja ei hakka sealt nagu midagi läbi imitsema aastakümnete jooksul, isegi kui hästi panna. Selle poolega ma ei ole küll kunagi kokku puutunud. Neid kanalisatsioonitorusid on väga ka erinevates suurustes, et noh, kraanikausside all on tavaliselt kas mingi 50, see vist on, ma pakun, et 120 äkki. See on selline 100 või 120 ja siuke vetsupotil tavaline. Ja muidugi maa sees ta võib veel suuremaks minna. Siin on lihtsalt mingisugune toru, mis ma kuskilt hoovist leidsin, et sellega lapsed mängivad. Selle osas ma ei oska midagi täpsemalt kommenteerida. Need on sellised igavesed. Jah. Ja kui aias toimetada, noh, sa juba rääkisid natukene sellest, aga et siis on voolikud olulised, et voolikutel samamoodi, neid otsikuid on igasuguseid erinevaid, et on need kiirkinnitusotsikud, mis on üpriski mugavad, just läheb täpselt selle otsa, mis sa näitad seal, on ju. Siis on sellised, mis saab kruvikeerajaga kinnitada, et mul seda otsa ei ole siin näidata, aga põhimõtteliselt nagu läheb siia plumps otsa, on ju. Et neid lahendusi on ka mitmeid, aga jah, et voolikute puhul ka üldiselt, kui siin on kõik elemendid siukesed kummist või plastist, et siis ei ole tegelikult seda teipi vaja. Seda teipi mul ei ole siin ka näidata. Teibi ja taku osas on see, et ma tean, et osad inimesed ütlevad, et ainult takku võib panna ja osad jälle panevad kõike teibiga, aga nii palju, kui ma olen nagu küsinud üldiselt veebis ja sellistes kohtades, et siis öeldakse, et noh, vahet ei ole, et kui nagu vesi püsima jääb ja sa oled ühega harjunud, et siis pane seda ja mina olen teibiga harjunud, nii et ma olen siuke teibimees. Mul on mingisugune taku ja mingit tuum, mingit stuffi on, mingit hallikat asja, mis on taku peale siis käib. Olen seda kasutanud. Ja see tuli ka lihtsalt kuskilt kaasa ja siis ma nüüd kasutan seda. Ilmselt peab veel 10 aastat vastu, siis vaatab edasi. Jah, ma ei tea, kus mul need teibid on või mis selle õige nimetus on, see ei ole tegelikult teip, see on selline, ongi nagu valge. Ta ikkagi on toruteip, ma arvan, kui poest vaadata. Siin on nagu üks olulisi nüansse, mis kui nagu alguses hakata tegema, tuleb võimalikult ruttu selgeks saada, et kui sa hakkad panema, et siis ta pärast jääks niimoodi, et kui sa seda kinni keerad, on ju, et ta ei hakka seda maha keerama. Just. Mis tähendab seda, et sa alustad sedapidi, et ta läheb peale niimoodi nagu keermega samas suunas, et praegu nagu tundub justkui, et kui sa hakkad peale keerama, et siis ta nagu hõõrub selle maha. Aga tegelikult, kui sa välimine kiht jääb sinna peale, jah. Just, et välimine kiht jääb peale, tegelikult see lõpp jääb jällegi teises suunas, et see on nagu, noh, ütleme alguses paar korda läheb untsu, aga kui see nagu aiu sisse kulub, on ju, oled neid juba korduvalt teinud neid süsteeme, siis nagu on asi klaar. Et põhimõtteliselt ongi, ütleme, kui nüüd nagu sellest kanalisatsioonist siit edasi jõuda, on ju, et siis viimane lahendus, aga see on nagu kas mingi biopuhasti või selline paak, kuhu see üldiselt jõuab vähemalt
maapiirkondades elavatel inimestel, eks ole, kes ei ole tsentraalse süsteemiga ühendatud. Et nii lihtne või raske see ongi. See on nagu muidugi, ütleme, me rääkisime ainult nagu veetorudest, et tegelikult tasub ka meeles pidada, et torusid on igasuguseid, noh siin on näiteks üks ventilatsioonitoru näide on ju, et ka mingisugune 100 toru, et see on selline väiksem, tõenäoliselt osad ventilatsioonitorud peavad olema kindlasti majas suuremad, kaasaegsetel majadel kindlasti peaks ventilatsioon olema, et muidu lihtsalt see õhk majas on ju, ei võimalda hästi hingata. Mul on veel erilised torud, mida näidata ei saa, aga selle maja originaalne ehitaja soovis omale tsentraalset tolmuimejat. Nii et meil on seinte ja põranda sees on tsentraalse tolmuimeja torud ka. Ma olen ühe korra näinud neid, väga huvitav on see, paned lihtsalt seina kuskile selle mingi otsiku ja väga põnev. Ma ei kujuta ette või noh, et sinna läheb aeg-ajalt ka mingisugused kivikesi või ma ei tea, mingeid mutrikesi või midagi, et mida see õhk nagu edasi ei liiguta, ma arvan. Ja et seal on mingisugused kaelakohad ilmselt, kuhu need jäävad nagu pidama, et kui kunagi saab see kaelakoht täis, et siis ma ei tea, mis saab. Veel ei ole juhtunud. No tõeline eestlane müüks sel hetkel maja maha. Nojah, kes ostjana ikka hakkab kõiki torusid proovima. Jep, meil siin samas torudega oli täpselt umbes see, et küttesüsteem, et no me ei ole seda ühte põrandaküttesüsteemi paar aastat kasutanud, aga ei, et noh, kevadel tulime, on ju, et ärge veel nagu, praegu on ikka jahe, et ärge praegu sisse pange, on ju, siis hakkasime panema, üks kraan tilgub, teine kraan tilgub, kõik lõpuks oli, et ei saanudki tööle. No jah. Nii palju siis laonduse ja torunduse praktilisest poolest. Just, ma loodan, et see oli kasulik, mul oli küll väga huvitav näha, kuidas üks tõeliselt hea ladu välja näeb, et tänud. Ma näen, et sa oled torude vallas ekspert. Aga kusjuures varasemalt arvasin, et ma varasemalt mõtlesin rohkem, et mina olen laomees ja sina oled torumees, aga... Ja, aga vaata, sa pead alati aru saama sellest nii-öelda kõrval asuvatest aladest ka, et see on see äriline mõistmine ja noh, et see ei saa lihtsalt olla tehniline, et sa pead ärilisest poolest samamoodi aru saama. Ja, seda küll, jah. Ma arvan, et see on see aspekt. Tore, aga siis jah, jääme tagasisidet ootama, et kas oli kasulik episood ja mis mõtteid tekitas, mis süsteeme keegi teine kasutab, et jätke kommentaari. Jah, järgmine kord võib-olla pööninguste keldrist. Hästi. Tšau.